Oleme täna saate 50 nippi raames Meisi moenurgas külas ja seekord on paras aeg rääkida sussidest, sellepärast et on ju külm on igal pool. Aga mina tean, et nagu minu vanaemal kogu aeg jalad külmetavad ja tema kannab susse, aga kas see on ka nüüd noorte teema või kellele te neid susse müüte? Mul ausalt öeldes on väga palju sõbrannasid, kes on nooremad ja kellel ka jalad külmetavad, et selles suhtes, et nad on mõeldud nii vanematele kui noortele, et ei piiritleks seda vanusevahet üldse. No ühesõnaga dokusussidest räägime ja nemad siis avardavad maailma, jõuavad nii noorteni kui ka vanemateni. Kust üldse sellele ideele tulite, et võiks teha nüüd susse, et teil on tulnud sellised mugavaid suvekingi välja, et miks sussid? Ma arvan, et pealmine põhjus oli see, et meil olid siis need tänavasandaalid olemas, mis on hästi mugavad, hästi mõnusad ja talveks me ei tahtnud päris ära kaduda, et natuke ikkagi mõlkuda meeles inimestel ja sellepärast siis mõtlesime, et teeme sussid. Et järgmine aasta meil on plaanis teha ka saapad, et saaks ikka välja ka minna, aga ühte aastasse nii suuri tooteid ei saanud korraga panna, et siis sellepärast jäime nende susside juurde. No Piibe, sina oled siis selle sussi teinud ilusaks ja moekaks, et räägi natukene, mis elemendid seal on, mis selle teevad siis ka ühtaegu nooruslikuks ja giftiks ja kas seal on ka vahet, et järgmine aasta ma enam neid susse kanda ei saa, sest nad moest ära läinud? No dokuga meie eesmärk on alati teha sellist aegumatuid mudeleid, et me niivõrd moega kaasas ei käi, et need on sellised kauakestvad ja aegumatud, nagu ma just ütlesin. Nooruslikkus, ma arvan, et see nagu peegeldub võib-olla kui sussile peale vaadata, et siis see juba peaks igale inimesele ise peegelduma, et mis teeb see selliseks lõbusaks, et näiteks siin on mudel, mille nimi on Brüssel, et me oleme arvestanud sellega, et oleks äärmiselt mugav, et oleks naturaalsed materjalid, et oleks hea tald, mida... Jalg saab nagu ka hingata siin sees, eks ole, et millest need on tehtud vill? Kõik on 100% naturaalsest villast. Aga lõbusaks teeb selle siin näiteks see auk, et mis ühtaeg on selline tore disainielement, aga teisalt ta laseb ka õhku sisse, et siis jalg ei higistaks. Ja samas nagu sellised väikesed numbridetailid, et siin on tegelikult inimese enda jalanumber peal, et tundus kuidagi tore ja lõbus. No aga ta näeb ikkagi üsna selline minimalistlik välja, et kui käia praegu poodides ja vaadata, et talvel ikkagi tuleb see põdrad ja päkapikud ja kõik sellised asjad, et teil on selline nagu lihtne Eesti minimalism, et miks te seda teed läksite, miks te hullu ei pannud nii-öelda? Me dokuga tahamegi, et see oleks selline lihtne et olekski selline lihtne ja inimestele nagu meeldiks. Ja samas on see ka, et me ei mõelnud ainult jõulu peale. Et ma arvan, et jõul on selline aeg, kus inimesed tahavad sellist väga lõbusat sussi. Aga tegelikult neid sussi saab kanda aastaringselt, et me mõtlesime ka selle peale, et nad oleks väga head jalanud töö juures näiteks vahetuselanõudeks. Ja kuna praegu on väga populaarne kõik selline minimalistlik ja skandinaavialik, et siis see sobikski inimestele toredaks sisustuselemendiks koju. No kuidas on läinud nendel sussidele, et kuidas need inimestele peale lähevad? Kas nad tahavad ikkagi, et oleks selline karvane, fluffy, mingisugune loomapea või on eestlane hästi omaks võtnud selle mõnusa minimalismi? Ma arvan, et inimestele meeldib näha fluffit loomapead ja vaadata seda pildi pealt ja võib-olla katsuda, aga nad ikkagi lähevad ja ostavad omale sellise veidi tagasihoidlikuma. Ja neil on tegelikult väga hästi läinud, sest et see, mis me müüme, on väga väärt müüki ja ostu. Et inimesed, kes ikkagi seda omal jalga panevad, siis nad saavad aru, et nad ei taha seda enam jalast ära võtta. Et eriliseks siis teeb see eriti just see sisetalda toetav
võlvi osa, et kohe selline mõnus tunne hakkab, et need on sellised detailid, mille peale tihtipeale ei mõelda. Aga see on just siis meie dokubrändi puhul nagu väga oluline, et kõik on detailideni välja mõeldud. Et selles mõttes disain suss, et see pole lihtsalt sõnadisain, vaid ongi, et kõik asjad on nagu lõpuni välja mõeldud. No mis hinnaga teil need sussid siis on, et see on ka alati see küsimus, et tihti eestlased kurdavad, et see Eesti disain on kallis ja nemad ei jaksa osta ja ma lähen ikka sinna kiirketti, ostan sealt omale selle asja. Nende hind on siis umbes niimoodi, et naiste mudelid on 38 ja meeste omad on 40, et lihtsalt see materjali vahe on niivõrd suur. Aga me saame sellist head hinda pakkuda sellepärast, et meil on tugev tootmine siin taga Võrumaalt, et Võrumaa bränd Oma King on see bränd, kust üldse Doku on välja kasvanud ja neil on seal hästi suur kogemus ja oskusteave, et selles mõttes see on see, tänu millele me saame seda heana hoida, seda hinda. Aga see, et Eesti disain on kallis ja nii, see on pealt näha võib-olla niimoodi, aga tegelikult see, mille eest sa maksad, on ikkagi ühe inimese käsitöö, ühe inimesi kogemus ja loovus ja mis ta on õppinud ja mis ta on ise nagu investeerinud ajaliselt ja võib-olla ka rahaliselt sinna sisse. Et tegelikult Eesti disain ei ole kallis. No nii, see on nüüd ümber lükatud. Aga viimaseks äkki selliseid näpunäiteid ka, et kui ma selle sussi ostan, siia investeerin, kuidas ma saan tagada selle mina tarbijana, et see suss püsiks mul veel aastaid, et oleks ilus, kuidas ma teda hooldan, mida ma teen, kui mulle lendab siia peale midagi või et mida selle ühe hea sussi hoidmiseks mingisugused nipid, et räägime võib-olla ka üldisemalt või hetkel on see villamaterjal, on ju, et mida te soovitate, kuidas hoida oma talvesussi ilusana? Hea küsimus, et no villa puhul on natukene, et ma ei saa garanteerida, et see suss nüüd püsib 10 aastat muutumatuna, et vill oma olemuselt ikka on naturaalne materjal, et ta kulub. Aga samas ta läheb nagu ajaga aina rohkem oma nägu ja selle kandja nägu. Ma oskan rääkida talla kohta, et kuna see tald on tehtud ta ei libise, aga samas ta on nagu piisavalt selline materjal, et seda on hästi kerge hooldada, et seda on küll kerge nagu puhastada, et sa võtad lihtsalt tavalise lappi, püüd puhtaks ja see ongi puhas. Ja villahooldusest räägib Kristiina. Nii, räägi sina villahooldusest. Mulle kukub siia, ma ei tea, muna kukub köögis peale siia. Mis ma teen? Siis võtad just nimelt märja lappi, et vill ei karda tegelikult vett. Et peaasi, et sa lihtsalt ei tee seda läbi märjaks, et ära pane seda masinasse, sest et siin on see võlvi osa, mis on nagu ehitatud üles, nii et seda ei tohiks niimoodi rikkuda. Et siis kas mingisuguse harjaga pesed selle puhtaks, et niiske või märja harjaga või lapiga ja niimoodi saadki puhtaks. Aga muidu naturaalne vill on selline mõnus materjal, et see on juba oma iseenesest hoiab ära mustust rohkem kui näiteks polüester või midagi sellist. Et vill on ka ise puhastuv, kui lasta tuulduda, et mingisuguste selliste väiksemate mustuste puhul. Võib-olla tõsta ukse taha hetkeks siis ka veel pärast? No võib-olla mitte tume hetkeks. Jah, just. Et see on see naturaalse villavõlu. Aga järgmiseks korraks me lubame, et me proovime ühte paari panna ka pesumasinasse ja vaatame, et mis sellega nagu juhtub peale seda, kui ta on käinud pesumasinas läbi. Väga hea, testige ise ära, jah. Aga ma siis aitäh teile ja ma siis proovin mõnda sussi jalga ka, et vaatame, kuidas nad tunduvad üldse jalas.